Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti. Mina olen Kristiin ja kui tavapäraselt räägime siin erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on jätkusuutlikkuse teekonna endale ette võtnud, kuidas siin hakkama saavad, milliseid ämbreid on läbi kolistanud, siis täna on mul külas hoopis Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Marika Taal. Tere Marika. Tere. Et praegu on õues väga lämbe kuumus ja palavus, et kuidas sa ise ennast selles keskkonnas tunned ja kas sinu seos kogu selle kestlikkuse teemade ja CSRD-ga ongi ka kuidagi sellest keskkonnast mõjutatud? Maamaja omanikuna ma väga tunnetan soojasid või palavaid kevadeid, kus vihma ei saja, aga kestlikkuseni ma siiski jõudsin läbi oma töö. Olen töötanud Rahandusministeeriumis üsna pikka aega arvestusvaldkonnaga, mis siis tavapäraselt on nendes kujutanud siis raamatupidamist ja audiitortegevus ehk siis nagu finantsi. Ja kui tekkis uus direktiivi ettepanek ja see nii-öelda peab saama majandusaasta aruande osaks, et siis see tuli ka meie lauale. Et ei saa öelda, et 3 või 4 aastat tagasi oleks palju teadnud keskkonna või sotsiaalsete või ka ühingu valitsemise teemadest, aga aja jooksul on need teemad üsna nii-öelda igapäevaseks saanud. Aga kuidas sa ennast nende teemadega nüüd siis tunned, et kas sul juba algusest peale oli väike selline endal ka see keskkonna touch nii-öelda siis sees ja tundsid huvi selle vastu või see ongi siis puhtalt et mitte öelda peale surutud, aga lihtsalt ongi see huvi kasvanud siis läbi töö? Ma arvan, minu puhul nii-öelda see seeme läks idanema väga viljakal nii-öelda siis pinnasel, et tõenäoliselt olen olnud keskkonnateadlik no ikkagi väga pikka aega, et mainitud maamajaga tahaks teha oma off-grid sükest olemist, et kus ma ei ole sõltuv nagu paljudest kohtadest, et jah, et ma arvan, et ma ei teadnud väga palju, aga see, kus see nii algus oli, et ma mõistin, et see on vajalik, et seal nagu nii-öelda algus sai. Ja kõik need kestlikkuse teemad vist üleüldiselt jõuavadki nüüd siis sinu lauale, mis puudutavad aruandlust, nagu ma aru saan. Jah, et me räägime palju keskkonnast, et ka need teised tähed seal nii-öelda see sotsiaal- ja governance ehk siis valitsemine, need ka et aga lihtsalt ongi, et see võib-olla see põhifookus ongi, et kuna me tajume üha rohkem ja rohkem seda meid ümbritsevas nagu keskkonnas muutusi, et siis võib-olla need on nagu nii-öelda esmajärgus, ja võib-olla need ühingu valitsemise teemad on sellised teemad, et tegelikult nendega nii-öelda on tasapisi kogu aeg nagu tegeletud, et olgu see inimõigused või korruptsioon, et nad lihtsalt on nüüd nagu kuidagi selle kestlikkuse ja sükse lipu all saanud nii-öelda sükse teise tulemise. Et kuna praegu tänase podcasti üks eesmärke on siis see, et ettevõtted saaksid natukene rohkem enda jaoks lahti mõtestada kogu seda CSRD aruandluse poolt ja üldse aru saada, et mis seos sellel ESG-ga on ja mis need ESRS-id üldse on. Äkki alustamegi sellest, et mis asi see CSRD nüüd täpsemalt siis on? CSRD on siis äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv. Ta ei tule nagu päris tühja koha peale, et ma arvan isegi 10 aastat tagasi juba hakati rääkima integreeritud aruandluses, siis tuli siis mittefinantsaruandlus, aga ta ei läinud nagu käima, et siin rohepöörde nii-öelda või roheleppe käigus, et ta on saanud nagu uue hingamise. Ta on aruandluse direktiiv, et ta otseselt ei pane nagu ettevõtjatele sellist kohustust, et sa pead nüüd muutuma, aga ta ütleb seda, et kui sa nagu oled neid samme tegemas, kui sa oled muutumas, me tahame teada, kus sa oled. Et kus sa oled praegult ja kuhu sa oled nii-öelda tulevikus minemas. Ja
ja võib-olla see natukene, see nimetus on ka niisugune ekslik, et jah, seal lõpus nendele ettevõtetele, kes on kohustuslased, need peavad selle aruande valmis kirjutama, on ju, aga mina näen selle juures kõige suuremat niisugust kasutegurit, et ennem kui sa üldse hakkad nii-öelda neid standardeid seal nii-öelda läbi käima ja vaatama, mida kõike sa pead nagu seal siis avalikustama, on ju, sa pead läbi tegema kahese olulisuse hindamise. Et sa mõistad seda, et kuidas sinu ettevõte mõjutab loodust ja inimest ja kuidas siis nagu väljapool loodus ja inimene mõjutavad sinu äritegevust, on ju. Et see ei ole ainult see, et mis sina ise teed, aga kõik ka nii-öelda sinu ümber olevad, sinu tarnijad, sinu kliendid, on ju, kogu see poliitiline või õiguslik süsteem, on ju, et kuidas see kõik mõjutab sind. Ja kui sa nii-öelda oled mõistnud, et mis on need olulised teemad sinu jaoks, alles siis sa lähed tõesti sinna aruandlus nende standarditesse ja ütled, et okei, et siin on mingid mõõdikud, siin on vaja seada eesmärke, siin on vaja teha seda teist ja kolmandat. Mis seos sellel üldse siis ESG-ga on või et miks see niimoodi nagu eraldi tehtud on? Miks ei ole näiteks ESG direktiivi niimoodi eraldi välja toodud? Kas sa... No ma ütleks võib-olla see suur pilt ongi, et see rohelepe ongi see ESG või noh, nagu selles mõttes, et tundub nagu, et keskkonnateemad, aga tegelikult ei ole see nii-öelda õiglane üleminek seal nagu ka selle juures on ju, et ja neid nii-öelda kohustustega, et see muutumise kohustusega direktiive ja määruse ja neid ju tuleb ka, on ju, aga no need tulevadki täpselt, need keskkonnadirektiivid tulevad siis Kliimaministeeriumisse, kes siis selle Eesti õigusesse peab üle kandma, on ju, ja samamoodi tegeletakse ju kogu aeg ka sotsiaalsete teemadega või ka see ühingu valitsemise teemadega, et noh, ma arvan, niisugust kolossaalselt suurt direktiivi, mis noh, hõlmab kõiki neid teemasid, seda ei ole võimalik ka teha, on ju, ja tegelikult on see välja kujunenud struktuur, kuidas nagu nii-öelda need teemad nii-öelda meie õigusesse jõuavad, on ju, et võib-olla siin ütlengi seda, et noh, see ESG, noh, ta on niivõrd suur nagu maailm, et mõnikord küsitakse, et noh, kuidas ma nüüd saaksin selleks eksperdiks, et ega ma ei oska alati neid kuskile ka suunata, on ju, et noh, lihtsalt hakkadki nii-öelda otsast pihta, on ju, et igas teemas on niisugused omaette alamteemasid, mis on tõesti nagu omaette mingi niisugune infovoog, on ju, millega sa pead tegelema, on ju, et see ei ole niimoodi, et võtad ühe raamatu ette, on ju, ja nüüd sa käid seal läbi ja siis käid koolitusel paarile, on ju, et ta ongi hästi suur erinevate teemade kogum ja võib-olla nad sellised teemad nagu mille osas nähakse mingit probleemi ja nüüd selle kestlikkusega püütakse selle probleemi lahendada, on ju, et noh, näiteks nagu, et kui ettevõtja, kuidas ta nii-öelda tarnib omale kas siis teenuseid või materjale, et ta ei saa ainult vaadata seda, mis toimub tema nii-öelda kas siis tehase või niisuguse tootmise nagu tükis, on ju. Ta peab vaatama, kus see tuleb, on ju, millised on selle mõjud seal, on ju, et ta peab aru saama seda, et ta oma toodet ja teenust nagu nii-öelda disainib ka selliseks, et see, mis see klient lõpuks teeb, on ju, et klient teeks nii-öelda häid otsuseid sellega, et ala ei tõesti ei vii seda külmkappi metsa alla, on ju, aga võib-olla, ma ei tea, kas parandab või siis saab kuidagi taaskasutada või nii edasi, et selles mõttes ta ongi, et ta peab nagu mõtlema palju laiemalt, kui ta võib-olla on senimaani harjunud. Aga kui nüüd lähed sinna natukene rohkem sisse, tahad hakata seda aruandluse poolt siis kuidagi tegema, siis kuidas sellega üldse algust teha või et teed selle topeltolulisuse või kahes olulisuse hindamise ära, vaatad ära oma need erinevad mõjukohad siis sissepoole ja väljapoole, aga mis sealt edasi? No ma arvan, et tegelikult need teemad nii-öelda avavad juba ennast selle
kahese olulise hindamise käigus, on ju, et sa pead nagu seda mõju hindama, kui suurele hulgale inimele see nagu nii-öelda see negatiivne on ju, või ka positiivne on ju, et sealt nii-öelda tuleb, et see ei ole niimoodi, et sa tegid selle ära ja siis sa lähed standardisse ja vaatad, et nüüd ma mingi täiesti uus teema on ju, et kui sa nagu näiteks veeteemaga seal tegeled, on ju, et siis ilmselgelt sa juba seal kahese olulise hindamise käigus saad nagu aru, et meil on vett mõnedes kohtades puudu, on ju, mõnedes kohtades on seda üle, on ju, et kuidas seda nii-öelda võimalikult efektiivselt kasutada, on ju, et need teemad tegelikult juba avalduvad seal, on ju, et noh, lihtsalt see nii-öelda see teemastandardid, on ju, mis ütlevad täpselt, mida sa siis pead, et noh, ma ei tea, avalikustad, et kui palju sul vett tuleb sisse, palju sul läheb vett välja, on ju, mis sa vahepeal selle veega seal teed, on ju, et jah, et ma arvan, et kui see põhirõhk läheb just riskide ja mõjude hindamisele, on ju, et siis see aruanne seal lõpus on tõesti see võib-olla mingi 10%, on ju, et näinud, audiitorid on teinud niisuguse ilusa graafiku lausa, on ju, et kui nad nagu ütlevad, et kui see on ka aastane periood, on ju, et siis tõesti detsembris teed seda aruannet, on ju, et aga kõik see nii-öelda eelnev 11 kuud siis nagu põhimõtteliselt kahese olulise hindamises hakkad neid, saad aru, mis sul on oluline, siis hakkad nii-öelda, sa pead kaasama omale erinevaid osapooli, on ju. Erinevaid sidusrühmi. Täpselt on ju, et see ka ei ole niisugune tavapärane asi, millega me oleksime harjunud, on ju, et aga ei saa öelda ka, et see täiesti võõras on ju, et ilmselgelt kui sa nagu midagi toodad või mingi teenust pakud, on ju, et sa ju ikkagi tahad tunda ju oma klienti, on ju, et nüüd sa võib-olla küsid ta käest mõned küsimused rohkem, on ju. Ja samamoodi nagu tarnijaga, et sa pead nagu nii-öelda nendesse olemasolevatesse protsessidesse siis lihtsalt selle kestlikkuse sinna sisse põimima. Kes üldse peavad neid aruandeid praegu esitama, et nad vaatavad omal need sidusrühmad küll ära ja siis vaatavad, et okei, tore, sellised on ja läheks nüüd edasi, aga kellele see kohustuslik on, kellele alles tuleb? Siin võib-olla võib vaadata niisugust kahte gruppi, on ju, et päris selle aruande koostamise kohustus on üldjuhul ainult suurettevõtetel. On ka siis börsil noteeritud väikeettevõtetel, on ju, aga Eestis on neid tõesti miinimum alla kahe käe näppudel lugeda neid, on ju, et aga suurettevõtted on meil siis ettevõtted, kellel on üle 50 miljoni käivet, üle 25 miljoni varasid ja üle 250 töötaja, 2/3 on siis täidetud, on ju. Ja ka nende seas tegelikult on veel niisugune nagu nii-öelda astmeline üleminekuaeg, et 2024. aastal peavad esitama seda aruannet meil siis ettevõtted, kes on kas börsiettevõtted, kindlustusandjad või siis finantsasutused, kellel on üle 500 töötajad. Need on täpselt need samad, kellel oli aastast 2016 juba kohustus nii-öelda avalikustada informatsiooni keskkonna ja inimõiguste teemadele, on ju, et nad on saanud natukene harjutada. Ja nüüd nemad teevad siis esimesel aastal, neid on meil Eestis 8 ja kõige suurem hulk ettevõtjad siis on aastal 2025, et kus tavapärane suur ettevõte peab hakkama nende teemadega tegelema. Need mõned börsiettevõtetest väikeettevõtted, nendel on aasta 2026, aga nendel on veel antud 2-aastane opt-out, et nad võivad 2028 ka alustada, kui nad tunnevad, nad veel ei ole valmis, et suurettevõtetel on oma standard, väikeettevõtetel oma. Kas need ongi siis täiesti konkreetselt eristatud, et on suure ettevõtte standardid, väikese ettevõtte standardid, et miks see seos selline olema peab, miks suure ettevõtted ei või näiteks väikest omi kasutada? No sellepärast me tahame teada nende suurte ettevõtete kohta rohkem, et või ütleme, ettevõte ise peab nagu mõistma oma tegevust paremini, et tal on ka selleks ressurssi, on ju, tal on inimesi, on ju, et ilmselgelt tal on juba nagu kas kvaliteedijuhid või keskkonnajuhid või võib-olla nüüd ka juba mõni kestlikkuse inimene, on ju, et kes nende teemadega saab tegeleda, on ju, et väikeettevõtjal tihtipeale öeldakse, et see mina ja koer, on ju, et tal lihtsalt ei ole, on ju, et temalt me küsimegi täpselt seda, et palju sa vett kasutad, on ju, et mitu töötajat sul on ju, et kas nad on naised, mehed, on ju, et kas need aitavad nüüd
nagu koheselt nagu kestlikumaks saada, on ju, et aga nad hakkavad neid teemasid nii-öelda mõtestama, et noh, me oleme kohati Põhjamaadest, kuhu me nii väga tahame ju nii-öelda pürgid või olla, on ju, et nendest ikkagi kestlikkusteemadel kuskil 10 aastat maas, on ju, aga tõenäoliselt ikkagi, kui sa tahad nagu oma teenust pakkuda nii-öelda klientidele, kes seal on ju, et siis sa pead nagu nii-öelda liikuma, sa pead, me kutsume seda matures nagu, et kuidas saada siis nii-öelda nagu targemaks, tublimaks ja nii edasi, on ju. Et aga kuskil see algab, on ju, et lihtsalt nagu saadagi aru, et mis on need teemad üldse, mida see kestlikkus endas hõlmab. Ja teine pool on nüüd see, et nendel väikestel, neil ei ole seda aruandluskohustust, on ju, aga nagu ütlesin, siis nendel on teised surved, on ju, et küsibki see klient siis, on ju, et ütleb, anna mulle homseks ma ei tea, oma mõjuala 1 kasvuhoonegaasi heide, no see ehmatab tõenäoliselt ära, kui sa pole nagu selle kohta midagi kuulnud varem, on ju, ja kuigi neil aruandluskohustus ei ole, siis nendel teadlikkus peab ka ikkagi siin märkimisväärselt nagu lähiaastatel kasvama hakkama, on ju, et sellepärast ongi see standard nii-öelda löödud lahku, on ju, et suuremad nagu nii-öelda peavad rohkem, väiksemad vähem, on ju, et aga noh, see eesmärk ikkagi on, et ega väiksemate teadlikkus ja oskused ikkagi sellel teemal nii-öelda kasvavad, et öeldakse niimoodi, et kui suurettevõte nii-öelda oma mõju ja riske hindab, on ju, siis see tema enda osalus seal on suhteliselt väike, võib-olla mingi 20%, on ju, et kõik see muu mõju ja riskid tulevadki sellest väärtusahelast, on nendest väikeettevõtetest, tarnijatest, on ju, klientidest, ja kui suurettevõte nii-öelda tahab kogu aeg ennast paremini näidata, siis ta ju, noh, ta ei saa muutuda, kui ta ise on nii väike osa, see 20%, no ta muidugi võib kõik nii efektiivseks viia ja aina paremini kõike teha, on ju, et aga ta peab nii-öelda suutma seda väärtusahelat ka nagu mõjutada, on ju, et noh, sellepärast tulebki, et miks suurettevõtted hakkavad otsima omale pigem selliseid koostööpartnerid, et kes saavad aru, mis on kestlikkus, mis see tähendab, on ju, ei võitle sellele vastu, on ju, ja noh, nii-öelda kasvavad ajas nendega, sest ja samamoodi siis muutuvad ja läbi sellega suurettevõte siis vähendab oma mõju, on ju, et ma arvan, et see muutub selliseks ahelaks. See ahela osa on tegelikult nii põnev, sellepärast et ta ju kuskilt muutus, saab alguse suurettevõtete jaoks ja siis see hakkab kasvama ja neil tekib see huvi suureneb siis, nad tahavad rohkem saada, neil tekib juba niisugune väike hasart sisse, et kus ma saaks nüüd veel enda jalajälge vähendada või kus ma saaks veel paremaks minna. Et ühel hetkel ta lihtsalt jõuab ka nende pisikesteni välja. Ja kui sa nüüd vaatad siis peale enda vaatest kõikidele meie Eesti ettevõtetele, siis mis pilk see sulle kestlikkuse poole pealt siis nagu jääb, et kuidas sa seda olukorda hetkel hindad? No see on selline, kus öelda, et ma arvan, meil on väga tublisid ettevõtteid, on ju, kes tõesti ongi juba kuskil 10+ aastat tegelenud nende teemadega, et kas see on siis tulnud sellest, et nad on lihtsalt mõnes võrgustikus või grupis, on ju, ja sealt nii-öelda siis emaettevõttel tulevad need nii-öelda eesmärgid ja ka see ressurss ja võib-olla see teadlikkuse tõstmine, on ju, et või siis lihtsalt nad nagu peavad seda kuidagi enda jaoks oluliseks, et me oleme siin Järvevana tee ääres, on ju, et meil on siin vastas üks veeettevõte, on ju, et kes tõenäoliselt nii-öelda ühe esimesena Eesti võtte näiteks hakkas neid rahvusvahelise Global Reporting Initiative standardeid jälgima, on ju, et ettevõtted erinevad. Ma ei ole nüüd näinud 2022 aasta kohta, aga kui oli veel tehti niisugune analüüs 2021 aasta kohta, siis ja vaadati niisugust 100 suuremat Eesti ettevõtet, et siis ja too moment võrreldi siis sellesama GRI standardi vastu, et siis tõesti meil nagu nii-öelda oli umbes 20% need ettevõtted, kes nagu siis nagu mõistsid seda teemat, on ju, et ja ESRS on sealt nii-öelda veel see samm edasi,
et meil kindlasti on kuhu minna, on ju, et aga noh, see ongi, et ma teen koostööd siin aeg-ajalt vastutustundliku ettevõtte foorumiga või ka Rohetiigriga, on ju, ja seal on need ettevõtted ju tõesti nagu, noh, tundub, et nad igapäevaselt nendega tegelevad, on ju, ja see on nendel nii-öelda olulisel kohal, on ju, et selles mõttes ma arvan, et meil on väga palju tublisid ettevõtteid, kellel nii-öelda on kõik kontrolli all, on ju, et sa ütlesid, et ESRS on siis veel samm edasi, aga mis seos sellel siis selle CSRD-ga on, et neid lühendeid on nagu nii palju, neid erinevaid, et üks on standard, teine on direktiiv, kuidas need omavahel seotud on? Direktiiv on nüüd see, mis siis lepitakse Euroopa liikmesriigide poolt kokku, et me kõik teeme ühtsete nii-öelda arusaamade järgi siseriikliku õigused, et on üks direktiiv ja siis on meil kõik liikmesriigid teevad siis nii-öelda siseriikliku õiguse, on ju, et meil siis muutub siin raamatupidamise seadus, audiitortegevuse seadus ja väärtpaberituru seaduse läheb põhinev muudatused, on ju. Et direktiiv ise ei kohusta ettevõtjad põhimõtteliselt tegelikult millegiks, on ju, ta kohustab riiki looma siseriiklikku õigust, on ju. ESRS-id on siis Euroopa kestlikkuse aruandluse standardid, on ju, ja standardiga noh, selline lugu, noh, nagunii nad on niisugune suur kogum, on ju, mis peab võimaldama kõiksugu eri ettevõtetele ennast sinna sisse ära mahkuda. Mõnikord sellepärast ka ehmatadki natukene, et noh, et nii palju on, nii suur on ju, et nii palju nõutakse, on ju, et aga reaalsus ongi see, et me püüame nii-öelda standardiseerida seda teemade ringi ja et kõik eri valdkonnad ja eri suurused ja kõik nii-öelda mahuks sinna sisse ära, mis ei tähenda see, et kogu standard nagu nii-öelda ühele ettevõttele siis rakendub, on ju. Ja noh, standardid on erinevaid, et mõnikord neid siseriiklikult võetakse vastu, mõnikord on niisugused mingid suuremad, on rahvusvahelised, on ju, et nüüd siis kestlikkuse puhul siis Euroopa Liidu otsustas, et nemad tahavad teha enda standardid, on ju, ja siis me saime emale siis ESRS-id ja need siis jõustatakse Euroopa Liidu määrusena, otsekohalduva määrusena, ehk siis need on kõigile liikmesriigi ettevõtetele kohustuslikud ja seal nii-öelda ei ole niisugust siis liikmesriigi niisugust nagu mingit oma panust või täiendust, on ju, et muidugi tegelikult liikmesriigid võivad ka seda teha, on ju, et aga vähemalt see on nagu nii-öelda meil kokku lepitud, et see on nagu siis see miinimum, on ju. Et siis ettevõtted teevadki ära oma selle kahese olulise hindamise, sidusrühmade analüüsi ja liiguvad sealt siis ESRS-ide peale, aga kuidas nad siis välja valivad need? Et mis siis on nagu see peamine, mida nad siis ESRS-ide poole pealt peaks valima endale, see ju tulebki tegelikult ju siis eelnevast ja kui sealt edasi nüüd liikuda, siis tegelikult see töömaht on nagu nii suur selliselt, et see siis nagu ükshaaval kuidagi üle vaadata ja ära teha. Et kuidas nad neid ESRS-ide juhiseid üldse siis kasutavad, et aru saada, et kas nad nüüd vastavad kõikidele nendele nõuetele ja kas need kõik asjad on nüüd täidetud või mitte? Noh, ma arvan, et me oleme võib-olla just ka arvestusinimesed on niisugused nagu perfektsionistid mõnikord, et noh, nagu sa pead nagu kohe ja perfektselt ja kõik, on ju, et meil on tegu siis nii-öelda täiesti uue standardiga, on ju, Euroopa Komisjon on lubanud, et nad vaatavad ka seda nüüd iga 3-aastase intervalli tagant üle, on ju, et noh, seda tuleks ikkagi vaadata niisuguse protsessina, on ju, et noh, ilmselgelt seal on asju, mis muutuvad, on ju, et mitte keegi ei ole ju veel teinud tegelikult ESRS aruannet, on ju, et me ei tea täpselt nagu, mis kõik nii-öelda need väljakutsed sellega isegi nagu kaasnevad, on ju, et selles mõttes nagu see on pigem niisugune pikama jooks kui sprint, on ju, et selles mõttes ma saan nagu aru, et ettevõte, noh, sa pead koostama selle aruande, palju nõudeid on ja siis tuleb veel audiitor, kes kontrollib selle üle
et tekib niisugune natukene niisugune stressiolukord, et kas kõik saab õieti, on ju, et aga see on valdkond, mis on muutumas, on ju, kõik need metoodikad ja arvutused ja teemad, noh, see on nagu kõik muutumas, et kui olles näinud seda, kuidas need standardid siin nii-öelda esimene versioon ja ma ei tea, kas see lõpuks 4. versioon, mis nagu siis jõustati, on ju, et algselt kohal oli, et kõige suuremat tähelepanu pälvis siis kliimamuutuste standard, on ju, et aga samuti oli nagu elurikkuse standard, on ju. Aga kuna elurikkuse standardi või elurikkuse teemad ja metoodikad ei ole nii välja arenenud, kui on nagu kasvuhoonegaaside mõõtmine, on ju, siis tegelikult ikkagi sealt neid nõudeid nagu võeti märkimisväärselt maha, on ju, et teema on endiselt väga-väga oluline, on ju, aga lihtsalt nagu kui ei ole niisugust head metoodikat, on ju, et siis on, noh, kui sa nõuad seda, siis sa saadki tegelikult midagi väga erispärast, igaüks püüab seda nii-öelda enda jaoks mõista, on ju, ja siis avalikustada ja noh, eks see eesmärk ole, et me saaksime ikkagi andmeid, mida on võimalik võrrelda, on ju. Kuigi ma ei ütle, et nagu, et ettevõtjad nüüd peaksid võtma nagu kõigi oma konkurentide nii-öelda andmed nii-öelda kõrvutama ja siis hakkama võrdlema, et see tegelikult ei ole see eesmärk, et tegelikult see on ikkagi, see on sinu enda nii-öelda selle eesmärkide seadmise ja saavutamise nagu tegevus siin, on ju, et ja see ongi see, kui ikkagi ettevõtted nagu kasvavad, on ju, siis noh, ilmselgelt ju nagu see mõju on ju suurem, on ju, et see number ja need kui sa metoodikad siin paranevad, on ju, kui sa midagi juba nagu aastal number 3 oskad paremini hinnata, ei kasuta näiteks enam mingisugust sektori keskmisi, aga tõesti lähed juba küsima sealt tarneahelast neid andmeid, on ju, et siis need numbrid võivadki nii-öelda suuremaks minna ja täpsustuda, on ju, et aga noh, see ongi protsess, on ju, et lihtsalt siis tuleb see nii-öelda endale selgeks teha ja nagu nii-öelda audiitori jaoks ka ära dokumenteerida, on ju, et noh, ei ole niisugust õiget või kindlat, isegi see kahese olulise hindamine, et see muidugi oleks lihtsam võib-olla, kui standard ütleks, kuidas täpselt seda teha, on ju. Aga standard ei ütle seda, ütleb, et pead tegema, pead järgima neid kriteeriume, on ju, aga seal on ikkagi jäetud niisugune nagu noh, mõtteruum ka nagu, et kuidas sa nagu sa siis lõpuks selle valmis teed, et no ma arvan, 10 aasta pärast ma arvan, meil on seal metoodika ikkagi palju rohkem nii-öelda paika pandud. No seda sisu on seal ikka päris mahukalt, ehk siis alati, kui ettevõtted küsivad mult, et miks nad peavad üldse neid aruandeid asju tegema ja et see on neile siis lisakoormus ja lisatäitmine, et veel kogu see jälgimine ka, et kas nad nüüd vastavad nendele kriteeriumitele või standarditele või ei vasta, kes neil on nüüd konkreetselt need sidusrühmad, et rohkem tulekski keskenduda sellele, et need ei ole tehtud selleks, et ettevõtteid siis kuidagi rohkem koormata, vaid siis seda protsessi lihtsustada. Seda protsessi juhtida, on ju, et noh, ilmselgelt mõtled oma sidusrühmadele, on ju, et siis nagu noh, küsid natukene rohkem, on ju, et saad selle sisendi, on ju, et sa ikkagi pead võtma selle, mis sul on ju, ja mõtlema, kuidas see sinna nagu mahutub, on ju, ja mis on puudu, on ju, et võib-olla see ongi see, nende standardid ongi, et sa saadki teada, et ahah, et see teema on nüüd mille ma tõesti ei ole mõelnud, on ju, et ostan Hiinast mingeid seadmeid, on ju, aga kas ma olen ikkagi nagu küsinud või kas mul on olnud mõjujõudu, et küsida, et noh, kuidas teil seal nende vähemusrahvaste inimõigustega on ju, hästi ebameeldiv küsimus tõenäoliselt, on ju, et sa lihtsalt tahaksid oma masinat ju kätte saada, on ju, et aga sinna poole me liigume. No ta muudab ikkagi ju kogu seda ühiskonda paremaks, et on ikkagi nagu mingisuguse eesmärgiga on tehtud, et ei ole nüüd niisama, et seda aruandekoormust siis nagu tõsta ettevõtetele, vaid seal on ikkagi üleüldine eesmärk. Jah, no ma arvan, et see nii-öelda on niisugune nügimisprotsess nagu, et kuidas nii-öelda neid teemasid, millega meil on raskusi, et kuidas neid nügida õiges suunas, on ju. Et noh, see, et nad on nii mahukad, noh, ma mõtlen, et finantsinimesena
ma ei tea, need rahvusvahelised finantsaruandluse standardid on 3000 lehekülge, on ju, et kui mitte rohkem, on ju, et see standard on no, nii õhukuste riisilehtede peale pandud, et aga noh, seda on tehtud ka siin, ma ei tea, 30-40, mis iganes aastat, on ju, et noh, see ongi see, et tahaks võimalikult lihtsalt, on ju, ja vähesega, on ju, aga mida aeg, ja samas tahaks kindlust, on ju, et aga kindlust tähendab seda, et on rohkem kirjeldatud, on ju, et täpsem, on ju, mis tähendab, et asjad lähevad pikemaks nagu nii-öelda dokumentidena, on ju, et niisugune kahe otsaga asi, et noh, kas me teeme siis seda printsiibipõhist niisugust nagu standardi või me teeme niisugust natukene noh, nagu maksuaruandluse tüüpi niisugust arvestust, on ju, et mõlemat ei saa, on ju, et see siis on kuskil praegult seal keskel. Aga seal ongi ju siis, osad on kvalitatiivsed andmed, osad on kvantitatiivsed, et milliseid andmeid ettevõtted siis koguma üldse peaksid hakkama või millest siis, kust siis nagu alustada, et no veega on nii palju asju seotud ja elektrikuluga, et Ma arvan, et ongi, kui sa oled omale selgeks teinud, et need nüüd on need olulised teemad, on ju, et seal sa näed kõige rohkem mingisuguse mõjusid või riske, et mis nagu sinu sinu ettevõtte majanduslikku kestlikkust juba mõjutavad, on ju, siis iga see teemastandard, seal on tegelikult niisugune 4 ülesehitus, on ju. Kõigepealt sa nagu pead rääkima, ta ütleb policies, on ju, et noh, eesti keeles ei ole, noh, poliitikateks on ta meil tõlgitud, ta ei ole niisugune ilus sõna, on ju, aga põhimõtteliselt see, et noh, mida sa nagu siis plaanid, on ju, et mis sul see visioon on ju, et ja kõikide nende teemade kohta, ta ei pea olema sul 10 eri siis poliitikat või arengukava, et noh, ta võib ollagi nagu see üks, on ju, ja ta võib olla samamoodi kui ettevõtte strateegia sees, on ju, et kuidas sa nende teemadega nii-öelda edasi liigud, on ju. Siis standard tahab seda, et sa ikkagi paneksid paika konkreetsed niisugused tegevused, millised ressursid sa sinna nii-öelda saad anda, on ju, ja sealhulgas siis nagu need inimesed, kes selle eest vastutavad, on ju, et noh, reaalsus on see, et kui sa selle standardi lahti ja siis seal on seal terve pikk nimekiri, siis neid kestlikkusteemasid, on ju, et neid on seal, no ikka on üle 100, on ju, et sa ei saa tegeleda 100 väga erineva teemaga, on ju, et see tähendabki seda, et kõigepealt sa sõelud välja nii-öelda selle hindamise käigus, on ju, ja siis sa nagu ka vaatad seda tõesti, et noh, et millega sa jõuad nagu ka tegeleda, on ju, et sa 20-ga võib-olla ei jõua tegeleda, võib-olla on ainult mingisugune 10 või 5 või mis iganes, et see on, et sa ikkagi nagu kitsendad selle nagu, et noh, ongi, sul on vaja sinna ressursid taha panna, et neid mõjusid kuidagi mõjuta, sest kui sa paned omale eesmärgid, on ju, ja paned sinna mõõdikud, on ju, et kui sul nagu ressurssi pole, et siis sa ei liigu, on ju, et avalikustava infoga on niisugune huvitav lugu, et noh, kui sa hakkad juba avalikustama, on ju, siis seda märgatakse, on ju, ja sellel nagu pööratakse rohkem tähelepanu, et noh, ma olen kuulnud niisuguseid, et noh, et AI kirjutab selle aruande siin nüüd valmis, on ju, et aga ma arvan, meil on niisuguseid ühiskonna osapooli, kes väga jälgivad, et mida nagu ettevõtjad siis nagu välja lubavad või teha kavatsevad, on ju, et selles mõttes ei saa nagu niisugust et see aruanne enam ei ole, et ma hoolin oma töötajatest, pigem, et ma hoolin oma töötajatest ja ma ei käsi neil tulla hommikul kella 6 tööle ja alles seda check-kaarti teha kell 8, on ju, et seal peavad olemagi nagu ikkagi see kvantitatiivne pool peab ka ikkagi seda nii-öelda seda noh, võib-olla niisugust loosungit, mis on nagu siiamaani olnud pigem seal, on ju, et nagu kinnitama, et kui sa hoolid oma töötajatest, siis räägidki see, mis su tööjõu voolavus on ju, või miks ta selline on ju, et ja mida sa teed nii-öelda, noh, võib-olla isegi rohkem kui nii-öelda päris niisugune tööõigus nõuab, on ju, et ja jällegi mitte ainult see, mis sul siin Eestis on ju, aga ka see, et sa püüad aru saada, et mis nagu nii-öelda ennem ja pärast juhtub. Okei, aga nad teevad nagu, vaatavad need asjad kõik üle ja siis tuleb audiitor, kontrollib selle kõik üle ja vaatab, et mis nad siis seal teinud on.
aga kui valmis audiitorid üldse on seda kõike vaatama, sest see on ju uus teema ikkagi ka nende jaoks? No audiitorid samamoodi valmistuvad, on ju, et noh, nemad on võib-olla natukene paremas olukorras, et selles mõttes nemad on see kontrollija pool ja nagu alati on parem olla kontrollija kui kontrollitav, on ju, et aga ma arvan, et meil on Eestis tegelikult terve hulk audiitorettevõtjad, kes on selle nimel juba tegutsenud mitmed aastad, on ju. Kindlasti on lihtsam nii-öelda nendel suurtel audiitorettevõtetel, kellel on väljaspool võrgustikud ja kellele need võrgustikud tagavad niisugused metoodikad ja jälle, kuidas seda töövõttu teha, on ju, ja samuti suudavad nad koolitada rohkem, on ju, et aga ma arvan, et ajas nii-öelda ka võiks nii-öelda väiksemad audiitorettevõtjad neid töövõttusi endale võtta, on ju. Kuigi ma usun seda, et sealt tegelikult ikkagi tuleb spetsialiseerumine, et kui mul on see 3000 leheküljeline IFRS, on ju, ja siis on mul siin see kestlikkusaruandluse standard, on ju, kus on väga palju teemasid, väga erinevaid teemasid, on ju, et olles nagu spetsialist või see omada sellist kompetentsi, sa suudad kõike nagu seda hõlmata, on ju, et ma ei tea, kus imeinimesed vist tõenäoliselt, on ju, et ma usun, et tekib spetsialiseerumine, et nad muud moodi lihtsalt ei suuda seda valdkonda, kuna see valdkond, ma ütlesin, areneb meeletu kiirusega, on, siis sa pead kogu aeg tegelikult ennast ikkagi nii-öelda hoidma joonele. Mis sa arvad, kuhu maani ta areneb või mis need järgmised sammud on, mis siin kestlikkuse teema poole pealt võiks tulla siis just väljaspoolt, mitte ettevõttest? No võib-olla ongi see, et noh, sellest roheleppest ei ole väga palju aega mööda läinud, on ju, et noh, kõik need direktiivid tulevad, on ju, et need siis jõustatakse siseriikliku õigusesse, on ju, me ei ole väga palju näinud veel, mis nende tagajärjed on ju, et võib-olla 5 aasta pärast on niisugune inventuur natukene, on ju, et mis see mõju on olnud, on ju, et kas reaalselt on ju, ja noh, ma olen kuulnud nagu spekulatsioone, et noh, kui meil tegelikult lähevad asjaks kehvemaks, on ju, noh, eriti veel nagu keskkonnateemadega, on ju, et kui meil muutub ikka ainult ebamugavamaks siin, on ju, et see elamine nii-öelda ilmastikutingimustest tulenevalt, on ju, et no siis tulevad lihtsalt järgmised meetmed, on ju, et selles mõttes võib-olla ongi pigem nagu püüda nagu võimalikult palju nagu ära juba teha, sest et noh, pärast läheb ainult karmimaks, on ju, et noh, kui täpselt see aja juba telg on juba näidanud, et no ei tea, 2010 räägiti, siis 2016 juba tuli esimene nõua niisugune 2 lauset, mitte mingit kindlat, on ju, 2 aastat hiljem tegi komisjon sinna juhendid veel, juhend ei ole kohustuslik, on ju, ja siis 2 aastat hiljem ütleb ei, nii nüüd tuleb see direktiiv, on ju, et selles mõttes, et ta juba on nagu karmistunud juba ajas, on ju, ja noh, tavaliselt ei lähe asjad lihtsamaks, on ju, tavaliselt lähevad asjad ikkagi keerulisemaks, et spetsiifilisemaks rohkem siis. Ja. Aga kuidas ettevõtted seda üldse siis aruannet esitama peavad, et kuidas nad selle siis nüüd edasi annavad? No ettevõtjad on harjunud aruannet üldjuhul tegema, kas nad teevad siis Wordis või PDF-is või noh, me vaatasime pigem niisugused suurettevõtted, mitte küll kõige suuremad, aga niisugused noh, keskpärased suurettevõtted, on ju, et nemad kasutavad äriregistris keskkonnas olevat siis majandusaasta koostamise keskkonda, on ju, et nad põhimõtteliselt toksivad oma nagu numbrid on siiamaani toksinud oma numbrid sinna nagu nii-öelda sisse, et see esitada, audiitor paneb oma aruande sinna juurde, on ju, ja siis nagu saab esitatud. See direktiiv näeb veel ette seda, et me läheme ka digiajastul, mis tähendab seda, et noh, andmed peaksid hakkama natukene kiiremini ja paremini liikuma, on ju, et seal on nõue see, et see aruanne peab olema siis masinloetavas vormis, on ju. Noh, ideena, visioonis on ta see, et kui ettevõtjad oma nii-öelda arvestuskeskkonna ülesehitamisel nii-öelda ka selle tehnilise poole loovad, on ju,
et sealt nii-öelda oleks juba automaatselt võimalik tõmmata andmeid, et selle aruande koostamisse on ju, ja siis aruanne läheb nii-öelda siis riigile esitatakse ja siis juba ka nii-öelda kaugemale nagu Euroopasse, kuhu peaks tekkima niisugune suur niisugune andmete baas, kuhu kõik siis Euroopa ettevõtete nii kestlikkus kui finantsandmed peaksid koonduma, on ju, et see on niisugune, et me mõtleme seda, et äriregister võiks olla ka samamoodi see, kus see majandusaasta aruannet esitakse, et seal võiks olla ka selline keskkond, kus seda kestlikkuse aruannet luuakse. Praegult on see veel nii-öelda mõttefaasis või nagu loomisfaasis, nagu, et mis see täpselt nagu see võimekus seal on ju, et reaalsus on see, et ettevõttel ei ole kestlikkuse arvestuse süsteeme veel on ju, et selle ülesehitamine võtab aega on ju, ja tõenäoliselt alguses on palju Excelit on ju, ja mingite aegade pärast võib-olla tulevad mingid tööriistad ja arendatakse juurde on ju, et seda algselt ei saagi seda visiooni nii-öelda seda, et kõik andmed hakkavad liikuma on ju, aga tulevikus võib-olla kunagi küll on ju. No neid andmeid ongi palju ja see eeldabki siis erinevate tööriistade kasutamist, et olgu selleks siis Excel või mingisugune muu tarkvaralahendus, mida nad siis enda jaoks leiavad, et mida sa selleks soovitad, et on mingi niisugune, mis sa näed ise, et on niisugune väärt tööriist? See on väga keeruline, et no ma olen näinud nüüd erinevaid niisuguseid esitlusi, et kus siis nagu esitletakse neid tööriiste on ju, et mõned on suured ettevõtted, mõned on väiksed ettevõtete omad. Mulle tundub, et sa ei saa nagu jääma lootma, et see tööriist nüüd nagu aitab sind selles kestlikkuse mõistmises ka kaasa, et nad on pigem ikkagi veel niisugused nagu vormina nagu on ju, et selle nii-öelda aru saama ja selle sa pead ikka seal taga ise kõik looma on ju, et ja siis mõtlema seda tegelikult, et milline tööriist mulle nagu sobib, et nii palju ma kuulnud on ikka kõik veel praegu Excelis on ju, et aga selles mõttes, et kui sa tõesti ikkagi hakkad nii-öelda neid andmeid koguma on ju, et siis see mõistlik on ikkagi see nii-öelda see tehnoloogiline lahendus ka sinna, see automatiseerimine, mis kõik räägivad, mis peaks nagu seda aruandlust siis nagu nii-öelda mõistlikumaks tegema, aga see võtab aega, et kas see oli üks Euroopa suur õlletootja ja kuidas ta siis rääkis seda, et 16 aastat juba oma kasvuhoonegaaside siis selle esimese ringi ja teise ringi andmeid koguvad Excelis on ju, et peale 16 aastat nad siis on alles nii-öelda mõtlevad, et peaks tegema mingisuguse arenduse on ju, või mingisugused tööriistad, et nendel on ju mingi sadu ja sadu neid ettevõtjaid, kelle käest nad siis nagu ostavad neid, mis iganes siis nad ostavad, aga et selles mõttes, et 16 aastat on väga pikk aeg on ju, et Excelis olla on ju, aga ka nii suur ettevõte on nagu seda teed läinud on ju, praegult kindlasti IT-sektor nagu tunneb, et see on ka võimalus nagu on ju neile, et lihtsalt siis peab nagu ikkagi sa pead ikkagi selle kestlikkuse teema tulema selgeks tegema, mida sa vajad nagu on ju, ja siis alles nagu vaatama sinnapoole, et mida see infotehnoloogia sulle suudab pakkuda. Siin ilmselt on neid innovaatilisi ideid ja mingeid lahendusi tulemas nagu väga palju, neid järjest nagu tilgubki nagu seeni peale vihma, eks. Aga kas riik ka kuidagi appi tuleb siin kogu sellel andmete ja kogu selle majandamise poole pealt üldse, et siis nagu sellel CSRD ja ESG teekonnal siis nagu lihtsamalt või paremini hakkama saada, et alati on küsimus, et aga kuidas riik aitab, et nii palju nõutakse, aga... Jah, no see küsimus on arusaadav on ju, et kui mina nagu selle mõtlen, siis ongi, seal on neid tahkusi on mitmeid on ju, et meil ei ole sul tihtipeale mõtet anda sulle seda tööriista on ju, kui sul ei ole tegelikult seda teadmist on ju, et ma võib-olla lähekski kõigepealt on see, et on vaja teadlikkust tõsta on ju,
Seejärel on nagu tõesti, et nagu, et mis need on need metoodikad ja need, et nagu ja kõik sellised teemad võib-olla nagu, mis riik peab nagu tagama, et noh, et kui ettevõtja peab näiteks omal tegema kliimaprognooside põhjal nagu aruande, on ju, et siis, et meil tõesti on olemas need prognoosid Eesti kohta, on ju, et see on üks asi, et nagu, et mis riik peab neile tagama, et see üldine andmestik on olemas, on ju, et noh, kindlasti juurde käib ka see, et mida meil reaalaja majanduses, Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis tehakse, et noh, vaadatakse üle tõesti kogu see aruandlus, mida ettevõtja esitab, on ju, ja siis nagu püütakse seda võimalikult palju ära kasutada, on ju, et noh, kestlikkuse aruandlusega natukene on see, et tihtipeale keerukus on seal, et kui ettevõte esitab näiteks mingeid keskkonnanäitajaid või mingisuguseid ka mingi töötajate näitajaid, on ju, siis on tihtipeale tema enda kohta, on ju. Meie kestlikkuse aruandlas see kogu see suur väärtusahela maailm, on ju, et isegi kui tal on need andmed esitatud, ta ei saa taaskasutada neid, sellepärast nad on erinevad, on ju, et lihtsalt see ulatus on palju suurem sellel kestlikkuse aruandlusel, on ju. Aga seda me ikkagi teeme, on ju, et vaadata, et mis need kohad on ja tõenäoliselt ka sellise konsolideerimise käigus nagu mõistetakse, et noh, et kas kõike seda on vaja, kes seda kasutab, on ju, et ma võib-olla ütlen ka seda, et noh, mõnikord on nagu jäänud mulje, et seda kestlikkuse aruannet nagu tehakse riigi jaoks, on ju, et tegelikult see ei ole nii, et noh, võib-olla ka riik suudab välja mõelda kasutused sinna, et mida me selle saame teha, on ju, et aga kuna see on niisugune printsiibipõhine standard, siis tähendab seda, et iga ettevõte ikkagi teeb need omad valikud, omad olulised teemad, on ju, et me ei saa nagu võrrelda ettevõtet A-d ja ettevõtet B-d, on ju, et sealt ei tule nagu kõigi nende ettevõtete, ma ei tea, võib-olla kasvuhoonegaaside näitud, sest et võib-olla mõni ettevõte tõesti ei oma kuidagi seost kliimamõjuga, on ju, et ta ei ole nagu statistiline aruanne, on ju, et aga ja siis võib-olla kolmas layer nagu on seal või see tasand on see, et need teemad on ju, et meil on ju erinevad toetusasutused, on EAS, on KIK, on ju, et kes siis noh, päris nende teemade endaga, noh, neil on ka teadlikkuse kasvatamise nii-öelda selliseid toetusi, on ju, et nagu EAS-il oli just see kestlikkuse masterclass, on ju, aga näiteks see, kui ettevõte siis tõesti tahabki nagu kas siis ressursiauditit või mis iganes need seal on erinevaid, on ju, et kuidas nagu seda reaalselt seda oma tegevust siis nii-öelda, ta ei ole aruandlusega nagu otseselt seotud, on ju, aga siis selle kestliku tegevuse endaga nagu seotud toetused, on ju. Meil on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga üks projekt käimas, me kutsume teda Healthy Sustuuliks, ja selle käigus peaks meil saama siis aastaks 2025 lõpuks valmis tööriist, mis võiks siis aidata ettevõtjat kahese olulisuse hindamisega. See nüüd on siis väga konkreetselt selle nii-öelda aruandluse ja siis selle kestlikkuse aruandlusega seotud, on ju, et kuidas teha seda kahese olulisuse hindamist, on ju. Et uus metoodika, selles mõttes nagu, et varemalt ei ole ettevõtted seda teinud, on ju, ja see on nii-öelda siis meie lähenemine, kuidas meie seda standardit loeme ja kuidas seda võiks teha, on ju. Et ei pruugi olla ainuke, aga on üks. Et annab ettevõttele selle õige sisendi siis kätte, et just nagu nende oluliste teemade poole pealt, et ta ei peaks ise hakkama siis susima seal kallal, vaid jah, no ta on nagu, noh, ma ei saa öelda, et see on nagu see ainuke õige, nagu ma ütlen, on ju, aga ta annab nii-öelda otsa kätte, et selles mõttes, et olles nii-öelda seda standardit edasi ja tagasi lugenud siin mitmeid kordasid, on ju, et see võtab kõik aega, on ju, ja seal on mingi osad, mida ei pea nagu 20 000 ettevõtjat igas ettevõttes üks inimene tegema, on ju, et me anname ikkagi niisugune nagu läbi hekseldatud standardist tuleneva lahenduse, on ju, ja ettevõte nagu saab seda nii-öelda ka kohandada, on ju, aga vähemalt nagu tal on nagu tükk tööd tehtud, on ju.
et sinna on plaanitud igasuguseid erinevaid materjale, abimaterjale ja võimalikke tööriista, mis on nagu veel saadaval sinna külge pookida, et see ongi, et seda maailma, mis on väga suur, et kuidagi natukene väiksemana näidata või aidata vähemalt jõuda õigetesse kohtadesse, on ju, et mida meie nagu oleme otsinud juba võib-olla kuid ja nii edasi, et siis, et seal on ta lihtsalt nagu seal abimaterjali all olemas juba ja seda mõistmist ja loogilist lähenemist siis tekitades. Täpselt nii. Kas on mingid sellised mõtted veel, mida me siin nagu võib-olla ma ei tärganud küsida, aga mida sa siis ise ka nagu pead oluliseks just ettevõtte vaatest, et mida siis, kuidas läheneda või mida veel teha, mis soovitusi sa annad? No me küll ei läinud sinna üldse teemasse, aga lisaks selle kestlikkuse aruandlusele ja tegelikult kestlikkuse aruandluse sees on ka Euroopa Liidu taksonoomia, on ju. Ja võib-olla see mõte, mis on seotud natuke nii selle taksonoomiaga kui ka selle nii-öelda kestlikkuse aruandluse endi teemadega on see, et muidugi sa tahad teha ära selle nii-öelda, mis peab, on ju, ja siis nagu nii-öelda tunned uhkust selle üle, on ju, aga seal on see positiivne pool ka, räägitakse kogu aeg, et nagu me kutsume seda see kahes oluliselt nagu IROks, on ju, see on impacts, risks and opportunities, on ju, opportunity, et see võimalused, mis seal on, sest et mulle tundub, et need ettevõtted, kes on juba seda teed läinud, on ju, et nemad kõik räägivad võimalikust, nagu võimalustest, on ju, et ilmselgelt neid see siis on, kui juba on leitud, on ju, et võib-olla peab nagu vaatama natukene nii-öelda lähemalt ja võib-olla see on ka niisugune, ta on niisugune nagu, et kõik need kriisid, mis meil nüüd siia tabavad, et nad ei tuleks nii ootamatult, on ju, et kui sinu ärimudel või äritegevus on kuidagi seotud millegagi, mis nagu sureb välja siin aja jooksul, on ju, et parem on juba selleks valmistuda, vaadata, kuhu sa siis liigud, on ju, et selles mõttes, et kui need standardid ütleb, et see nii-öelda on see negatiivne, on ju, et siis parem teadvustada seda varem kui hiljem, on ju, et ja hakka otsima see, et siis, kuhu sa siis liigud, on ju, et ma arvan, et väga paljud ettevõtted seda teevad, on ju, aga seda võiks nagu veel rohkem teha, on ju, et mulle meeldib üks Kliimaministeeriumi kolleegi ütles, et nagu, et kui sa ikkagi oled nagu see, kus ta Otepääl nagu niisugune restoran või majutusasutus, on ju, et ka siis on sul mõtet vaadata sama seda taksonoomiat, on ju, et kui sa juba lood mingit uut tegevust, on ju, või teed mingit uut investeeringut, on ju, no vaata siis järgi, on küll pikk dokument, on ju, aga vaata järgi, et tõesti, et see ei ole niisugune asi, mis sa teed nagu, mis nagu juba nii-öelda on praegusel momendil nagu nii-öelda öeldakse, et send ei ole enam okei, on ju, et kui sa teed mingit infotehnoloogia nagu investeeringuid, on ju, et või mis iganes investeeringuid, et nagu, et sa ikkagi nagu investeerid nendesse tehnoloogiatesse, mis nagu öeldakse, on keskkonnasäästlikumad, on ju, et need võimalusid on seal rohkem kui üks, on ju, et tuleb leida, et selle raske ja keerulise kõrval tuleb leida ka need nii-öelda positiivsed pooled üles. See annab selle kasvamise võimaluse ettevõtetele tegelikult ja ongi need samad uued ärisuunad ja uued lähenemised, uued võimalused. Täpselt nii. Soovid sa midagi siin lõpusõnaks veel omalt poolt öelda? Ma arvan, et kõigi endi teadlikkus peab nagu kasvama, on ju, et kas see kasv on nagu alt üles või ülevalt alla, et lõppkokkuvõttes vahet ei olegi, on ju, et mõned nagu nii-öelda on ise kuidagi selle raja leidnud, on ju, mõnda saab nii-öelda ka ülepoolt nii-öelda mõjutada, et selles mõttes, et see kolmene tasand, see riik, ettevõtja ja siis see üksikisik, on ju, et need on kõik omavahel seotud, on ju, et need otsused, mis me teeme seal eraisikuna all, on ju, et see lõppkokkuvõttes, kuigi me oleme nagu justkui tundume, et meil ei ole nagu mõju ja tegelikult ma arvan, et
ikkagi on ju, et samamoodi need mõju ettevõtjatele ja mõju riigile on ju, et igaüks lihtsalt peab oma asja ajama. Ja me kõik tahame ju natuke paremas keskkonnas elada ja paremat elu endale. Täpselt niimoodi. Ja ka need, kes ei ole saanud seda elada sarnaselt võib-olla meile on ju, et kuskil kolmandates riikides on ju, et ka nemad tahavad seda on ju, et siis me ei saa öelda ju, et meil on juba kõik hästi olnud ja et me elame niimoodi edasi, aga teie nüüd hoidke kokku. Ja vaadake ise, kuidas hakkama saate. Nii. Ma loodan, et siit ettevõtted said ka erinevaid mõtteid endale sellest ja natukene siis kuidagi tegi asja lihtsamaks see, et sa nüüd minuga siin natukene jutustamas käisid. Et aitäh sulle, Marika, aitäh, et tulid ja aitäh teile ka kuulajad, et ma loodan, et see oli teile kasulik ja et te saate endale siit erinevat mõtteainet juurde, et kuidas siis oma sellel CSRD aruandega nüüd alustada ja kuidas üldse ESG teekonnaga edasi liikuda. Aitäh, tšau!